Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Esmaspäeva hommikupoolik on taas käes ja see tähendab, et digitund alustab. Tere hommikupoolikut kõigile, stuudios Hans Lugas, Henrik Roonemaa, uudisteportaalist Genius.ee. Nagu ikka esmaspäeviti ja digitunni teemad on täna sellised. Me räägime Smart ID-st ja sellest, kuidas vist tundub, et võib-olla Eesti on saanud juurde ühe korraliku digiallkirjastamise vahendi. Räägime Fanvestorist Eesti muusika maastiku ühest suurest uuendusest, mis võiks aidata eelkõige siis muusikuid, mitte fänne. Meie kõigi lemmik postifirma Cleveron Viljandist toob välja oma uue kullerroboti. Volditavad telefonid on reaalsus. Seda sai eelmisel nädalal näha. Arutame korraks, kas need on ka siis millalgi meile kohale jõudvad. Aga saate teises pooles ei räägi mitte telefonidest, vaid hoopis ekraanidest ja sellest, kuidas ekraanid muutuvad selliseks, et nad ei olegi meie ees käega katsutavad, vaid asjad muutuvad nii virtuaalseks, et neid ei võigi enam ära tunda. Digitund alustab. Eelmise nädala üsna lõpupoole neljapäeval tabas Eesti riiki suur üllatus, nagu võis ajakirjandusest lugeda. Nimelt Smart ID, mis on olnud siin juba hea jupp aega, aastake kindlasti, kui mitte rohkem. 2016 lõpus, nii et nüüd saab kohe 2 aastat. Smart ID on olnud selline uue põlvkonna mobiil-ID asendaja. Smart ID tegijad siis teatasid väga keerulisel viisil, et põhimõtteliselt on nad nüüd rahvusvaheliselt sertifitseeritud ja nad on saanud siis nii-öelda kvaliteeditempli endale peale, et Smart ID-ga antud digiallkiri võib olla siis võrdne omakäelise allkirjaga. Täna on vähemasti Eesti riigis seda lõbu nautinud ID-kaart ja mobiil-ID. Smart ID on pankades ja igal pool üsna laialt olnud ju kasutuses, aga päris nagu seaduse mõttes seda lõplikku enda omakäelise allkirja jõudu tal ikkagi ei ole olnud. Aga see ei ole vist nii lihtne, see tegelikult see lugu on natuke segasem. Jah, ta on olnud selline, et need pangad, kes toetavad SK-d ja Smart ID on öelnud, et meie jaoks piisab, logige sisse. Riigiametid on lähtunud sellest ju, et Euroopas on hoopis keerulised ID-tase määrus, erinevad tasemed ja nii edasi, kuhu varem ei ole see Smart ID siis nagu vastanud, et nagu päris digiallkiri, mis on täpselt võrdne sellega, mis sa oma käega kirjutad kuhugi alla. Sellepärast pole ta riigisektoris väga levinud ka olnud, aga nüüd on alates 8. novembrist, ehk siis kui see on neljapäevast alates registreeritud Smart ID kontoga, saab anda täpselt sellise digiallkirja, mis on nüüd võrdne kogu see ID-kaardiga. Aga kui sul telefonis näiteks on, ma ei tea, kas 7. novembril või aasta alguses registreeritud Smart ID konto, siis ta nüüd toodab veel vana, seda kehvemat kraami. Ja need põhiliselt esimene samm on see, et inimesed peavad kustutama ära oma praeguse Smart ID konto ja tegema uue konto ja siis ta saab nii-öelda selleks uueks tugevamaks digiallkirja õigusega konto. Ja ma testisin seda järgi muide, et sa teed ühe faili, kuidas seda teha omate teema, aga testisin vana Smart ID-ga ja uuega ja tõesti, et siis näiteks Digidoc programm, mida riik on arendanud, ütlebki vana kohta, et see ei ole nagu päris, see ei ole see nagu mööndustega digiallkiri, aga uue kohta nüüd selle nädala neljapäevast, eelmise nädala neljapäevast, et päris seaduse ees oma allkirjaga võrdne digiallkiri tuleb Smart ID-st ja see on päris kõva uudis. Kas selle sama Digidoc programmiga, millega me kõik oleme harjunud neid dokumente allkirjastama, saab anda ka Smart ID-ga allkirja? On see võimalus seal olemas? Ei ole, sellepärast, et nagu sa ütlesid väga hästi saate alguses, et riigile tuli suure üllatusena, et veel üks päev enne seda uudist nad ei teadnud midagi sellest. Küll aga on lubanud, et võtavad selle nii-öelda arendusplaani, et tarkvara tellitakse mingi viitega, et järgmisel aastal peaks lisanduma, et Digidoci tarkvaras saaks anda Smart ID. Sina ütlesid, et andsid selle allkirja, mis mooduseid sa siis kasutasid selleks? See on jah keeruline, ütleme, et tavaline Eesti inimene seda ei kasuta, aga tuleb välja, et on Leedus e-teenus, mille Leedu nimi on Docobit, et asjad veel segasemaks lähevad, on nad Eestis registreerinud domeeni digidoc.ee, mis ei ole see Digidoc, mida riik arendab. Ühesõnaga, seal saab Smart ID-ga anda allkirju ja 5 tükki on tasuta, edasi on see kommertsteenus. Et igaks saab järgi proovida, mis
mis allkirja tema Smart-ID toodab. aga sa saad sealt siis vastu selle sama B-doc faili, millega... See B-doc faile, formaat on veel, Euroopas on mingi ASIC E-formaat, eks, ja täitsa tavaline digiallkirja konteiner tuleb. Okei, nii et see Eesti digidoc oskab seda lahti võtta ja saab aru, et see on allkirjastatud. Et see näitab, et standardid ühilduvad, et lahti saab teha juba, nii et... Ja see on väga põnev, ma hakkasin mõtlema, miks see on huvitav nüüd. Keda see ikka huvitab, et mis seaduse mõttes, mis tasemel see vastab. Aga siis ma hakkasin mõtlema, et e-residentsus on üllatavalt hästi on vaikitud maha see, või siis ei ole keegi rääkinud, et e-residendi jaoks ikka võib päris tüütu olla, et sa lähed selle haibiga kaasa ja siis saad mingisuguse plastikkaardi, sa hakkad neid driverid lugeja, driver. Nad ei saa mobiili-ideed võtta, seda on teile Eesti Telekomi kliendid. No, võivad hakata, aga see on ka paras jama ikkagi. Jah, et üllatavalt vähe on minuni vähemalt jõudnud sellist virinat, et see jutt on tore, aga päriselt seal kasutamine on keeruline. Nüüd see võib-olla võiks muutuda, ma kujutan ette, et kui sa oled e-resident ja lähed võtad kuskilt sealt saatkonnastama selle kaardi ja ühe korra teed ära siis selle Smart-ID konto. Ja siis sa oled nagu saad anda Smart-ID-ga neid allkirju, mis on siis kogu selle e-residentsuse asjas ivaks. Ehk sa ei pea jändama enam selle ID-kaardi asjaga. Aga kas riik on öelnud või mitte öelnud seda, et kui ma nüüd selle leedukate programmiga annan selle digiallkirja Smart-ID-ga ja ma saadan näiteks mis iganes kohalikule omavalitsusele, kus ma riigile pean midagi saatma, allkirjastan selle Smart-ID-ga läbi leedukate, kas nad võtavad selle vastu ja ütlevad, et see on tõesti allkirjastatud? Jaa, seda ei pane tähelegi, et ma ise spetsiaalselt uurisin seda, et kuidas see antud on, see allkiri. Aga tavaline container fail ja samamoodi digiallkiri ja ütleb, et allkiri kehtib, ongi korras, nii et see ei tohiks kedagi huvitada. Ja Eesti on teatavasti üks vähene riik Euroopas, kes võtab hästi vastu nende allkirju ja peas, et see vastab sellele tasemele ja ongi kõik. Ma arvan, päris massides seda siis ikkagi läheb siis, kui sellise Eesti digidoki programmi ka see võimalus tekib, et ma loodan, et see on varsti, aga sa mainisid e-residente, ma lisan ühe sellise kodumaisema tahu ka veel, mis on selline tulevikutahk, aga miks see minu arvates on oluline. Nimelt ma arvan, et ikkagi mingis nähtavas tulevikus me hakkame kasutama telefone, kus enam SIM-kaarte ei ole. See on see kuulus e-SIM-i tehnoloogia. Täna on Eestis vist ainult üks operaator, Telia, kes e-SIM üldse toetab, kui ma nüüd midagi maha ei ole maganud. Alles äsja see oli niimoodi ja toetab ka ainult väga üksikute seadmete puhul. Telias on mingi Samsungi nutikell, ma tean, mis oskab võrgus käia, nii et tal on e-SIM. Jah, ja mulle meenub, et Telia on öelnud, et nad on teinud testi, et e-SIM-iga tehniliselt saaks selle kuidagi tööle panna mobiilidee, aga see nõuaks seaduste muutmist ja üldse see on põhimõtteliselt ja, ehk et ühesõnaga probleem on selles, et täna miks mobiili-ID on nii kõrgelt usaldatud, on see, et su isik kontrollitakse ära, kui sa seda SIM-kaarti saad ja sa pead selle ise ka veel ID-kaardiga aktiveerima. Ehk et siis riik ütleb, et olgu, et see mobiili-ID on piisavalt kõva asi küll, et see on ka allkiri. Ja nüüd, kui tulevad e-SIM-id ehk SIM-kaarte enam ei ole, vaid SIM-kaart on selline programmeeritav tarkvara jupp telefoni või seadme sees, siis see kontroll ju langeb ära. Ja põhimõtteliselt seaduste järgi või eeskirjade järgi peaks sel juhul täna sertifitseeritud kuskil Saksamaa või ma ei tea, kus laboritesse mobiili-ID tehnoloogia kui selline ja see protsess kui selline. Aga kõik ütlevad, et e-SIM-i puhul peaks hakkama sertifitseerima iga telefoni mudelit eraldi, mida meil tuleb ju aastast turule, no ma ei tea kui palju. Ja see sertifitseerimine on väga pikk protsess, see on kuude, kui mitte rohkem, kui mitte aasta või rohkem kui aastapikkune protsess. Nagu Smart-ID-ga oli näha, 2 aastat on turul olnud ja nad on oma siis nagu tarkvara ära sertifitseerinud. Jah, nii et põhimõtteliselt see, et täna Smart-ID on sertifitseeritud sellel kõrgel tasemel, annab, ma arvan, väga hea võimaluse Eesti e-riigile selles mobiilikeskkonnas edasi kesta. Kui need e-SIM-id tulevad, siis mobiil-ID-ga oleks meil tõenäoliselt päris paras jama, aga Smart-ID, kuna ta nüüd on siis sertifitseeritud, siis tõenäoliselt seda jama ei teki, nii et see on ka selles Eesti e-riigi tuleviku mõttes on see hea uudis, mis ei tähenda, et neid Smart-ID konkurente ei võiks sinna kõrvale tekkida. Smart-ID on ikkagi lahendus. Põhimõtteliselt me võime ju ette näha tulevikku, kus ka riik toob oma Smart-ID-laadse toote turule näiteks, on ju, kui nad seda tahavad. Nii et mitmel rindel selline tore, ma arvan, hea uudis Eestile. Ja saame näha, kuidas mõjud täpselt siis lahti rulluvad, et mis ära kaob, mis saab jõuda juurde, aga põnev iga tahes. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Jätkame digitundi. Hans Lõugas ja Henrik Roonemann stuudios ja võtame nüüd ette ühe Eesti
idufirma, mis ei ole nii, ma ütleks, hirmus tuntud idufirma, aga Eesti idufirma siiski, see nimi on Fanvestori. Ja ma tuletan meelde, ilmselt võib-olla paljud kuulajad ei tea ka seda, ei mäleta seda lugu. Fanvestori tuli ka siin turule aasta-2 tagasi, mitte väga hammu, aga mõnda aega nad on ikkagi täitsa tegutsenud. Ja mõte oli selles, hästi vahva mõte iseenesest, sest kui nüüd artist toob näiteks pala või plaadi välja, näiteks meil laulja või ansambel, siis inimesed saavad osta näiteks sellest palast või plaadist endale osa, nagu sa ostaksid aktsiaid. Täna sa lähed ostad, eks ole, mingi börsifirma aktsiajupi ja sul tekib siis õigus selle firma teenitavale tulule, näiteks kui firma dividende maksab, et sa saad seda teenida. Siis Fanvestori tahtis suhteliselt sarnast asja teha muusikapalade peale, et ma ostan näiteks 1%, no võtame Ott Leplandi, kuna me temast hakkame siin rääkima, mingisugusest palast ja edaspidi kõik, mis ta siis teenib, autoriõigustasud ja mis iganes tasud seal on selle esitamise eest, et siis mul tekib õigus saada nii-öelda dividende või osa sellest tasust siis endale. Täitsa vahva mõte ja me Geeniuses kasutasime kohe võimalust, meie kolleeg ostis Ott Leplandi nii-öelda paketist 30 euro eest endale väikse osaluse ja mina veel ostsin Aropi kuulsast Kikimikist ja mõned lood olid seal veel, oli Arop see vist? Arop jaa, see on hirmus popp lugu. Ma ostsin 200 euro eest lausa. Sa nägid selle potentsiaali? Ei, ma ei näinud potentsiaali, aga mulle tekkis tunne, et ma tahaksin kohe vaadata, et kuidas see asi nüüd läheb. Ja see asi on väga huvitavaks läinud, nimelt meie kolleeg Gregor Sibold arvutas siis välja, et kui ta Ott Leplandile 30 eurot andis, siis tänaseks on ta sealt tagasi saanud 7,5 eurot ehk alla 1 euro kuus. Ja see oleks tegelikult täitsa okei tootlus, kui me nüüd kui me arvestaks ühte sellist väikest tõsiasja, et see oma algset raha, mis sa sinna sisse panid, ei saa pärast tagasi. Et sa ostad selle osa, aga sa tegelikult ei saa selle osaga midagi teha. Täna isegi nii-öelda perioodi jooksul sa ei saa seda müüa mitte kellelegi, sellist võimalust ei ole ette nähtud, et mina seepitan sind ära, Ans, ütlen, et kuule ei ole hea osalus, et osta, ma panin 30, aga tead, osta 200 ära, on ju. Et sellist võimalust ei ole ja see tulu teenimise õigus sul ei ole mitte elu lõpuni, vaid need on teatud aastad, kas seal 5 või 10 aastat näiteks, mis sa sellest palast siis isegi seda raha tagasi saad. Igihaljas hitt siis, ja sa aastakümneid veel kestaks, siis tegelikult minu see litsentsi tulu saamisaeg lõpeb varsti, kui ma oleksin sinna pannud raha. No ja, et me oleme juba mõnda aega seal olnud, eks ole, et sa sellest algsest rahast, vähemasti kui ma olen täna õigesti aru saanud ja mitte kuskilt ma ei loe välja vastupidi, siis oma näiteks sellest 200-st, mis ma Aropile andsin, olen ma igal juhul ilma. Ma ei saa seda ka pärast selle 5-aastase tähtaja möödumist tagasi. Keegi ei anna mulle 200 pluss tulud, vaid ma pean nendest tuludest teenima tagasi enda 200 pluss siis soovitud kasumi. Aga ma tulen tagasi, et Aropi Kikimiki oli nii kõva laul, et ma kuulsin seda kogu aeg, et sa oled oma 200 kindlasti tagasi saanud ju. Ma olen saanud sealt alla 10 euro. Ehk et kui ma nüüd arvutan ja tõenäoliselt lähema 5 aasta perspektiivis see pala ajas populaarsemaks ei lähe. Raadiod ei hakka seda järsku 100 korda rohkem mängima. Praegu oli päris palju juba nii. Ja siis mul puudub igasugune lootus midagigi, mingit mõistlikku summat sealt tagasi saada, eks ole, et investeeringust me nagu rääkida ei saa, et hea küll räägime siis sellisest hooandja laadsest asjast, et äkki mulle Kikimiki väga meeldis, ma tahtsingi anda ära 200 ja äkki ma saan näiteks 50 tagasi aastate jooksul. Et siis ma olen 150 talle andnud. Aga need idufirma asutajad rääkisid kogu aeg, nad käisid ringvaates vist ja kus iganes nad käisid, rääkisid sellest kui investeeringust, mille pealt saab tulu teenida. Ja siis pärast seda, kui me selle artikli kirjutasime, Gregor kirjutas selle just Ott Leplandi näitel, aga ta kajastas siin ka neid teisi juhtumeid, siis me üritasime reedel saada selle idufirmaga seotud inimeste käest kommentaare. Seal on päris palju, tegelikult see idufirmal on oma tegijad, oma founderid, siis on investorid ja ma rääkisin meie kolleegidega, ma ise ei helistanud, aga ma tean, et mu kolleegid helistasid 5 inimesele. Et küsida kommentaari selle kohta, et kuidas siis nüüd niimoodi on, et näete ise, et meil on siin juba 2 suhteliselt kõva projekti, kus puudub igasugune lootus. Ja parandage mind, kui keegi tuleb, ütleb, et Arop annab mulle 5 aasta pärast see 200 tagasi, pluss siis selle, mis ma olen teeninud. Siis ma
olen nõus esitama väga suure avaliku vabanduse ja tõesti ütlen, et ma sain valesti aru, palun vabandust, aga hetkel mina investorina olen seisus, kus mul on tunne, et ma sellest olen nagu ilma, eks ole. Ja pärast seda ja siis nüüd nädalavahetusel me saime siis ühelt selle idufirmaga seotud inimeselt väga sellise emotsionaalse kirja, kus ta põhimõtteliselt ütles, et me oleme ära rikkunud Ott Teplandi plaadilaunchi kontserdi, tuju ja veel mitmete inimeste siin pereelu ja et me oleme väga inetult nagu käitunud selle käigus. Ma tuletan meelde, et me küsisime 5 inimeselt reedel kommentaari. Kaasa arvatud päris tuntud Eesti idufirma investorid, et näiteks Rein Lemberpuule helistati, ma tean, Erti Tammole helistati vist isegi Tanel Padarile ja Uku Suvistele, kes käis seda asja toona televisioonis reklaamimas. Ja nad kõik ütlesid, et nad kas ei taha meiega rääkida või siis, et nad ei tea sellest midagi. Aha. Et küsige nende käest, kes seda projekti teevad, et me ei tea. Ja siis mul ja siis selle idufirma juht andis küll vastuseid, aga ma tean, et toimetus ei pidanud neid piisavaks, et seal jäid ikkagi mingisugused otsad õhku ja see ei olnud päris lõpuni arusaadav, et mis siis nüüd on, aga ta põhimõtteliselt ikkagi rääkis, ma vaatasin selle intervjuu nii-öelda mahakirjutuse üle, et ma saan aru, et jah, et sõnum oli see, et idufirmad muudavadki oma ärimudeleid, alguses me mõtlesimegi nii, aga nüüd me ikkagi oleme aru saanud, et päris nii nagu vist see asi ei saa, et me ikkagi liigumegi rohkem sinna artisti toetamise suunas ja sa saad olla artisti loomeprotsessis kaasas ja ühesõnaga, et kui sulle keegi meeldib, et siis anna talle raha. Et investeeringust on siis nüüd järsku saanud see, et kui sulle keegi meeldib, siis anna raha, et sorry poisid, et me tegime vea, kui me alguses lubasime teile, et te saate midagi sealt tagasi. No nagu see äriplaan ja ütleb, on nimes juba kajastub fänn-vestori, et selle vestori ja investeerimise poole unustaks ära. Unustaks ära, jah. Fänn, raha, kõik. Aga see portaal on kogunud päris palju raha inimeste käest kätte erinevate projektidele, erinevatele artistidele, et see summa on, ma arvan, 10 000 eurodes kindlasti. Seal on näha need erinevad projektid, kui palju sealt erinevad investeeringu võimalused siis nii-öelda on inimeste käest raha saanud ja ma lihtsalt tahaks öelda, et sel hetkel, kui on vaja ringi käia meedias inimeste käest raha küsida ja rääkida investeerimisest, siis on kõik kohad rääkijaid täis. Siis ei ole mingit probleemi. Käia tele-ees, Geeniusele nad on intervjuu andnud, minu meelest nad on isegi äkki Restardi saates käinud, kui ma õigesti mäletan. Siis on kõik rääkijad, aga kui tegelikult jõuab kätte olukord, kus selgub, et inimeste käest on, ma ei tea, kas ma ütleme nii, et kui ma teaks paremini, siis ma võib-olla julgeks kasutada sõna välja petetud, aga ütleme, et inimeste käest on saadud väga suur hulk raha ja siis, kui inimestel tekib küsimus, et aga mis siis nüüd edasi saab, kus mu raha on, kus ma midagi tagasi saan, siis ei ole rääkijaid, siis ei ole seda tuju ära. Ja ärge küsige seda, kuhu raha sai. Et siis hakatakse rääkima, et aga näete, et me siin teeme muudatusi ja üleüldse, et me oleme Ott Leplandi elu ära rikkunud sellega, et me andsime talle 30 eurot ja nüüd tunneme huvi, et kuidas siis selle nagu läheb? Sirin Fänn-Vestori kodulehte, et seal on ilusasti vähemalt numbrid väljas, et kui sa ütlesid 10 000 eurot, see on natuke vähe, et kui siin kokku liita see, siis on siit ikka tuleb julgelt rohkem, artiste on palju, summad on kõik ilusti 4 või 5 kohalised, nii et näha on, et raha on läinud kuhugi. Jah, jõuame veel ära mainida, et Cleveroni nimeline firma on nüüd toomas välja oma pakirobotit ja sellel on nimi Lotte, kuller robot. Võib viia pakid sinna, kus inimene parasjagu asub, aga nad tutvustavad seda siis Robotexil novembri lõpus. Ja kuidas ta hakkab siis selle meie teise väiksema Starshipi robotiga konkureerima, kumb teisest kiiremini sõidab, seda peaks kuu lõpust teada saama. Ja küsimus, kas tõesti robotkullerite turul konkurents? No, tulemas ja 12 vähemalt tunduvad Eestis olevat, nii et hoiame silma peal, aga nüüd läheme pausile ja siis me räägime edasi ühest päris põnevast seadmest, millest Eestis avalikult ei ole siiamaani räägitud minu teada. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. No nii, digitund läheb edasi ja täna on meil siin saates väga unikaalne võimalus. Me saame proovida Eestis vist kõige esimest täiesti ainulaadset ja tohutu suurte ootustega turule tulnud seadet, mille nimi on Magic Leap One. Nüüd Henrik hakkab kohe seda seadet endale siis nagu pähe installeerima, aga ma saan rääkida meie saate külalisega, Krister Loob, kes on firmast Operose Labs, ütlesin õigesti? Ütlesid täiesti õigesti. Et sina oled, teie ettevõtte on selle Eestisse siis toonud esimene. Kas see kõige esimene selline seade Eestis? Kõigepealt suur tänu kutsumast, väga hea on siin olla. Ütleme, meie teada see peaks olema küll esimene sellelaadne seade, mis on Eestisse jõudnud. Et ta tuli välja nüüd alles mõned kuud tagasi.
et vähemalt ei ole kuskilt kuulda ega näha olnud, et oleks kuskil olnud. Ma arvan, me peame ka ära ütlema, et Krister ei müü seda. Me ei kutsunud rääkima mingist vidinast, mis tal on kuskil poes ja mida inimesed saavad osta, seda eriti nagu ei saagi osta, et see on selline tehnoloogiline imevidin, mida Krister kasutab oma firmas hoopis teisteks asjadeks, aga meil oli võimalus seda siis ise proovida täna ja sellepärast me Kristeri kutsusime. Jah, ja võib-olla te olete üks neist inimestest, kes ei tea mitte midagi Magic Leapist, siis ütleme ära, see on midagi virtuaalreaalsuse ja liitreaalsuse segu on õigus, aga see on peakomplekt, see on nagu pähe käivad asjad, mis meenutavad prille, meenutavad midagi veel. Kuidas sa seda kirjeldaksid, Krister? Ta pigem ikkagi läheb sinna liitreaalsuse poole, et kui nüüd kirjeldada seda kuidagi, siis te võite ette kujutada, et me saame teile nii-öelda ruumi sisestada selliseid digitaalseid elemente, et me võime panna siis sellise füüsilise laua peale, näiteks sellise digitaalse kuubi või mis iganes digitaalse elemendi. Et kui virtuaalreaalsuse puhul on see, et inimese terve vaateväli kaetakse siis puhtalt digitaalse materjaliga, et sa ei näe nii-öelda päris maailma enam, siis liitreaalsuse kõige suurem selline võlu ja tugevus ongi see, et inimene näeb edasi oma päris maailma ja me sisestame selliseid üksikuid elemente sinna. No, mina panin need prillid endale pähe, need on üsna kobakad, esimest korda ja Hans natukene jõudis nendega siin juba ringi vaadata ja vaatas, nad on, kes on VR-prille proovinud, nad on midagi sarnast, aga nad näevad kuidagi veel hullemad välja, et ta ei ole nagu, ta on stiliseeritud kast, ütleme niimoodi. Vaadake Geeniuse lehelt meil piltu sellest, et see näeb välja väga stiilsed, nagu väga futuprillid, keda ööklubisse lähete, te olete väga populaarsed. Ja siin prillidest tuleb siis üsna selline jäme kaabel ja siin on üks selline CD-plaadi suurunud ei ole, väiksem kui minidisk, natuke suurem jällegi, selline, põhimõtteliselt on see arvuti, ma saan aru, mis neile prillide küljes ripub kaabliga. Jah, täpselt nii. Ma olen teksade taha taskusse ilmselt enam-vähem mahuks see kolakas ära. Ta on päris raske muide. Ja see on siis see, mis arvutab nüüd seda, mida mina näen, eks ole? Jah, täpselt nii, et see on nüüd teine selline liitreaalsuse seade, mis on hästi palju kuulsust kogunud, on siis Microsoft HoloLens. Ja see on siis erinevus nii-öelda Magic Leap ja Microsoft HoloLensi vahel, et Magic Leapil on see kogu processing selline vöö peale käiv. Et HoloLensi puhul oli kõik see raskus ja kõik see processing pandud otse silmade ja nina peale, mis tegi ta nagu natukene ebamugavaks. Et see on siis Magic Leapi puhul kindlasti üks boonus, et teda on natukene mugavam kanda. Ta ei jäta nina peale sellist punast triipa. Mina panin selle käima, siis ma ütlen, et stuudio nurka nagu seina peale, aga mitte päris seina peale, vaid ikkagi õhku. Tekkis mul selline sinine iPad põhimõtteliselt. iPad, nii. Midagi sarnast ja ma saan aru, et mul on pult käes, ma saan sellega siin vehkida. Teile lihtsalt tundub, et ma vehin, eks ole, õhus ringi. Mingi väga stiilsete prillidega tüüp vehib õhus. Teie ei näe mitte midagi, sest kus ma siit sellest, mul on seal mingid mütsid, mida ma saan siis selle puldiga kinni võtta ja tõsta ruumis näiteks kuhugi seina peale, siis kui ma sinna uuesti vaatan, siis see müts on seal seina peal alles, näiteks selline põnev rakendus on selles asjas. Kuhu ma veel saan minna? Worlds? Siin on allpool on siis sellised tegelased veel, näiteks dinosaurused, tulnukalaevad, et sa võid selles rakendus siis, et saad tõmmata enda laua peale näiteks siis rüütleid, kes hakkavad kaklema oma vahel. Ja siis panna neile juurde veel dinosaurused, kes need ilusti laiaks astub. Nii, laua peale, nüüd oli ta mingi probleem, laua peale, ta lauda ei taha hästi omaks võtta, mulle tundub. Meil on läikiv laud, äkki asi on selles. Ongi väike rüütel on seal, jaa. Kui ma ta seina peale tõstan, seina pealt ta kukkus alla. Ta kukub alla. Rüütlid ei oska olla, ta tahab mingit pinda ikkagi saada. No ühesõnaga, kes ei ole kuulnud midagi Magic Leapist, miks ta on nii selline müütiline toode, on see, aastaid arendati seda nii-öelda salaja, ei räägitud maailmale, mida tehakse ja samal ajal need, kellele räägiti, need panid sinna tohutult palju raha, andsid nendele, palun mõtke meie raha ja arendage seda asja, sest kokku on see idufirma üle $2 miljardi. Väga tuntud investoritelt, ma võtsin selle nimekirja lahti, et seal alguses paistsid kohe Google ja Axel Springer ja Saudi Araabia investeerimisfond ja Ränioru suuremad investorid ja põhimõtteliselt kõik on sinna raha pannud. Ja kes nüüd teab natukene on seda uurinud, need promovideosid, need näitasid maailma, et see muudab kõike, kuidas meie füüsilises maailmas hakkavad virtuaalsed tegelased ringi liikuma. Sa ütlesid selle kohta väga hästi sellise esimese kokkuvõtte, et ta on natuke parem kui HoloLens praegu. Ta on natuke parem, et on mõned aspektid, mis on paremad, mõned, mis on natukene halvemad, et võib-olla sellist maagilist hüpet, mida sellest rahastusest ja sellest haibist oleks võinud oodata, et seda võib-olla päris veel kohale ei jõudnud. Aga nad lubavad, et see on teekonna algus, esimene seade või? Jah, et loodame väga, et see Lightfield tehnoloogia, mida siin hästi kõvasti promoti, et see päriselt jõuab ka nendesse prillidesse üks hetk. Ma ütleks nii, et see vaateväli, mul on nagu tunne, nagu ma oleks võtnud cornflakesi karbi, sellise, et on tühi, ma vaatan sellest ühest karbi otsast sisse ja näen kogu maailma läbi sellise kitsa cornflakesi karbi pilu.
et minu enda inimlik vaateväli on palju suurem, ma näen jah, samal ajal ka läbi nende prillideni, ma näen teid, praegu ma saan teiega rääkida, aga tõesti siin ruumis teie ümber ja teie kohal ja mulle tundub igal pool, kus ma vaatan, on mingisugused virtuaalsed objektid, mida nagu päriselt ei ole olemas ja see ongi see, mille jaoks Magic Leap on mõeldud või? Jah, täpselt nii, et jah, sisuliselt küll, et sisestada selliseid virtuaalseid objekte, mida päriselt olemas ei ole. Ja see on nüüd toode, millest ideaalis peaks välja arenema siis need nii-öelda märkamatud nutiprillid või, et mul on samasugused prillid ees nagu Hansul, mis paistavad täiesti tavalised prillid, Hansul ongi tavalised prillid ees, aga et tegelikult mu maailma siis kuvatakse juurde mingeid asju, mida seal päriselt ei ole olemas. Jah, seda me kõik väga loodame, et eks sinna ilmselt läheb veel hea paar aastat aega, kuni me päris sellele maale jõuame. Kui hästi sa mäletad ja kursis oled Google'i prillidega, mis tegelikult olid nagu oma vormi poolest oluliselt väiksemad ja kergemad on ju, aga kasutasid siis mobiili siis kõigeks muuks. Oskad sa võrrelda need oma vahel? Tegelikult me just nüüd üleeile saime endale need Google Glass Enterprise pillid, mis on siis sisuliselt sama asi, mis nüüd siin aastaid tagasi Google välja lasi ja mis nagu esimese hooga natukene failis. Aga nüüd nad on ennast nii-öelda rebrandinud siis sellise tööstusliku töö jaoks ja need on tõesti oluliselt mugavamad, sa paned nad pähe ja sa põhimõtteliselt ei tee vahet, kas need on tavalised prillid või siis on need nutiprillid. Et neil on küll väga, ütleme, selline limiteeritud võimekus, et nad ei suuda sinu ümber olevat ruumi trackida, et ta sisuliselt on nagu staatiline ekraan sinu silmade ees. Kuidas nüüd see Magic Leapi tehnoloogia töötab, kuidas ta aru saab päriselt, et siin on sein, stuudiosein ja ma nii-öelda virtuaalse naelaga löön sinna seina kinni mingisuguse vidina või mingi asja, et ta saab aru ja inimestest saab aru? Seal on siis selline trackimine sees, mis on siis SLAM, niimoodi maakeeli nii-öelda. Et tal on küljes 6 kaamerat, mis on must-valged suht madala resolutsiooniga ja siis nendest 6 kaamerast siis vastavalt sellele, kuidas need visuaalsed punktid inimese ruumis liiguvad, siis vastavalt sellele ta saab aru, et kas astusid nüüd edasi või tagasi. Ja sisuliselt sama põhimõttega siis arvutatakse välja kogu see 3D nii-öelda map sinu ruumist, et kuhu peale sa saad siis hiljem lisada objekte või kuidagi nagu suhestada. Tõesti, mulle tundub, ma panin mingisuguse maagilise seene või metsakese praegu toanurka ja kui ma liigutan, kas see vohab seal? Ma saan talle minna lähemale ja mulle tundub, et ma olen praegu küll mikrofoni ees, aga ma saaks kõndida ümber tema ja vaadata teda siit ja sealt poolt ülevalt ja alt, et see on nii, jah? Kui ma läheks talle lähemale, siis ma näeks teda lähemalt. Jah, sa võid vaadata ülevalt alt, vasakult paremalt. Nüüd selge tehnoloogiline vahe on sellega, et kes on mõnda nagu virtuaalreaalsuse peakomplekti kasutanud, kus on toanurkades sellised majakad, HTC Vive, mis majakad mõõdavad, kus sa asud ja see nõuab nagu lisa ülesseadmist, siis sellel paned pähe ja ta saab ise aru ümbritsevast. Jah, et võib-olla üks miinus, mis sellel on, et sa ei pane neid majakid, on see, et see trackimine nii-öelda ajapikku läheb natukene halvemaks. Aga üldiselt me ei ole nagu tähele pannud, et see oleks oluline probleem. Selge, me oleme nüüd teada saanud, mis on ja mida ta teeb, teeme siia väikse pausi ja siis läheme jutuga edasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. No nii, lähme digitunni saatega edasi, mis saime just mõlemad proovida Henrikuga esimest korda. 2,5 miljardilist seadet. Jah, täpselt. Üks kallimaid asju, mis ma olen proovinud, ma tunnistan. Ja ma kujutan ette, et kui sellest tuleb nüüd 3., 4., 5. versioon, siis me vaatame seda esimest mudelit ja mõtleme, et oli alles kohmakas, kui see nüüd jõuab nii kaugele. Aga räägi, kust ettevõttes sa oled, miks sa seda asja proovid ja miks te rossite, see on päris kallis asi vist, jah? Ta ei ole kõige odavam lõbu maailmas tõesti, et mina olen siis ettevõttest Operus Labs ja meie tegeleme siis liitreaalsuse tarkvara arendusega, et meie funktsioon on siis aidata inimestel selle tehnoloogia abil paremini tööd teha, et näidata ette tööülesandeid, kuidas midagi teha, kus midagi teha ja nii edasi. Ja siis sinna hulka läheb ka siis erinevate seadmete testimine, et kuna hetkel see riistvara seis on veel selline, et me ei ole nii-öelda kohale jõudnud sellega, et siis meie see üks eesmärkides ongi testida kõik olemasolevad seadmed ära ja siis vastavalt kliendi vajadustele siis me oskame soovitada neile erinevat seadet. Okei, see Magic Leap One, see esimene seade, kas siin on praegu ainult nii-öelda nende naljakate seenemetsade istutamine ja tehnoloogia avastamine või tal on ka juba midagi sellist praktilist, mida võiks kasutada kuskil? Ütleme, ta on hetkel küllaki suletud süsteem, et ta lasti nüüd tõesti välja alles paar kuud tagasi, et hetkel ma ei ole veel näinud, et keegi midagi sellist väga wow'd või väga sellist töötuslikult kasulik oleks teinud sellega, aga ma usun, et kindlasti need rakendused tulevad. No mis need on, mis need tulevad siin, miks selline asi võiks olla siis kasulik kuskil? Mida me enda töös oleme näinud, on see, et
inimeste juhendamine nende töö juures on tihti üsna keeruline, et tavapäraselt inimesed kasutavad selliseid pabermaanualeid, kus on siis mingid koordinaadid ja mingid sellised veidrad terminid, millest on intuitiivselt hästi raske aru saada. Ja mida meie enda tööga teeme, on siis see, et me näitame inimesele sisuliselt noolega ette ära, et mine sinna ja võta sealt näiteks Bolt. Et see on hästi lihtne, hästi intuitiivselt arusaadav tööülesannete jagamine on siis see, millega meie eelkõige tegeleme. No kui ma nüüd seda seadet siin proovisin ja kui ma teda vaatan, siis ma saan sellest põhimõttest aru ja see põhimõte on tegelikult hästi äge ja ma olen valmis absoluutselt kindlasti alla kirjutama sellele, et kui see tehnoloogiliselt nüüd jõuaks sinna, kus me tahame, et ta jõuaks, et mul ei oleks peas mitte selline kobakas ikkagi, vaid midagi sellist nagu Hansu tavalised prillid on ja see rikastaks maailma, see pilt oleks kvaliteetsem ja resolutsioon oleks suurem ja ta sobituks füüsilisse maailma paremini ja siis see oleks põhimõtteline samm tehnoloogia arengus edasi, aga ma täna ausalt sulle ütlen, et minu meelest sa oled ostnud ikka mingi päris paraja jama. Vaateväli on kitsas, aku peab paar tundi vastu, pilt on kehva, ta ikkagi teeb ümbritseva päris korralikult tumedamaks ka, et sa ikkagi vaatad maailma päris nagu läbi suurte päikseprillide ja nii edasi. Mina olen prillikandja, ma pidin praegu ära võtma prillid, ma nägin kõike -2, nagu, et natuke udune oli ka. Aga ühesõnaga, hetkel sa oled pannud mitu tuhat eurot mingisuguse jama alla. Tõsi ta on, et me ei ole riistvaraga veel päris kohale jõudnud, küll aga tänapäev riistvara areneb nii tohutult kiiresti, et ma usun, et kuskil 2-3 aasta pärast meil on juba sellised seadmed, mis me lihtsalt panemegi pähe ja me vaevu märkame neid. Ja praegu on minu meelest siis täpselt õige hetk, kus meil on hea aeg prototüüpide ja nii-öelda olla valmis selleks, et kui tehnoloogia jõuab sinnamaani, siis meil on kohe lahendused olemas, meil on kohe sellest tehnoloogiast kasu välja võtta. Ja täna ta on sellises seisus, et kui sina näiteks või mina või meie siin usume, et 3, 4, 5, 7 aasta pärast on nii, et siis täna on väga hea aeg õppida selles uues maailmas asju tegema. Täpselt nii, see on ideaalne aeg, kus ette valmistada, teha selliseid pilootprojekte, leida, kus need kõige kasulikumad kohad on ja siis, kui me jõuame sinnamaani, et tehnoloogia on nagu olemas, siis meil on lihtsalt vaja skaleerida seda. Aga kui kindel sa oled, siit sellest asjast Hansu prillideni on väga pikk tee. Kui kindel sa oled, et see nüüd tõesti tulevikus, mida meie näeme? Ütleme viimasel ajal sellised suuremad arengud selles valdkonnas on siis olnud iPadi või iOS-i poolt siis AR-Kit ja Google'i poolt siis AR Core. Need on sisuliselt siis tehnoloogiad, mis siis telefoni kaamera pildis teevad seda sama trackimist ja sisuliselt töötavad nii nagu need suured fancy prillid, aga nad teevad seda kõike telefonis. Ja ma usun, et sealt edasi, et see telefoni võimekus ühendada ära selliste väikeste Google Glassi sarnaste prillidega, et see tegelikult on selline vormistamise küsimus, et seal tehnoloogia iseenesest on olemas, keegi ei ole lihtsalt neid 2 komponenti veel niimoodi kokku pannud. Aga see põhimõtteliselt ikkagi tähendab, et see arvutusvõimsus ja raskus jääks telefoni kanda, et mul on telefon taskus? See oleks võimalik, vähemalt esimese hooga, et ilmselt me nagu päris nulli seda kõike nii kiiresti ei saa. Aga me oleme tähele pannud, et sellest ei oleks tegelikult mingit muret, et mulle meeldib iseenesest selle Magic Leap One'i puhul see otsus, et nad on teinud, väga palju asju tuleb veel pähe panna reaalselt oma silmade juurde, aga kõike, mida ei pea tingimata sinna panema, et kaamerad ja ekraanid, need on viidud siis selle, nagu sa ütlesid, selle väikse kettakese juurde, see arvuti, mis läheb, ma ei tea, vööpandlaga kuskile või, et mida iganes saate ära viia, viige ära ja tegelikult minimaalne asi, mis me endale pähe peaks panema, oleks siis võiks olla midagi nii vähe, nagu ühel telefonil tänapäeval on vaja, et teha seda nii-öelda liitreaalsust on ju. Ja selles, kui sa niimoodi seda kõrvutad, ma olen näinud neid Androidi ja iPhone'i need liitreaalsuse tulemusi. Su jutt hakkab usutavamaks muutuma. Ma arvan, et seda ilmselt ei ole ka väga palju, kes kahtlevad selles, et kui see tehnoloogia oleks seal, siis me näeks igasugu imevigureid, on ju, et alates tööstusest, kus sina neid lahendusi teed suurtele klientidele, on ju, ma ei tea, kes peab mingit lennukit remontima või midagi keerulist tegema, kuni selleni välja, et kõnnid mööda tänavat, on ju, igal vastutulijal on, ma ei tea, sünnipäev pea kohal või midagi sellist, mis iganes, eks ole, seal tulevad need privaatsuse ja muud küsimused kindlasti vastu, et milleks me seda kasutama hakkame, aga et see, et sulatada kokku füüsiline maailm ja virtuaalmaailm, et see tundub nagu olevat täitsa. Mis praegused seadmed, te kindlasti ei istu lihtsalt, ei oota, kuni 2 miljardine ettevõtte mõne uue mudeli valmis saab. Olemasolevatega, millistega seadmed üldse teil kasutusel on ja kuhu te kaugemale olete jõudnud nendega? Eelkõige me igapäevatöös kasutame siis Microsoft HoloLensi, Google Glassi ja siis ka iPad ja siis telefone. Et need on meie jaoks need kõige nii-öelda robustsemad, kõige töökindlamad seadmed täna. Et jah, neid me enamasti kasutame. Kusjuures siis telefon on kõige soodsam, sest HoloLens maksab ju ka $2,000. HoloLens on tegelikult isegi veel kallim kui Magic Leap, et ta on nüüd $3,500. Aga juba järgmise aasta esimeses teises kvartalis on tegelikult oodata HoloLens 2, mis on siis väidetavalt tuleb 3 korda odavam
ja oluliselt kergem, oluliselt suurem aku eluajaga ja nii edasi ja nii edasi. Nii et jah, seda võrra ma arvan, et kuidas näiteks mobiiliprotsessorite jõudlus areneb, seda võrra arenevad ka need seadmed edasi, et seal on seda arvutamist ikkagi päris palju, et sa pead tõesti trackima, et kus need objektid ruumis on, sa pead neid 3D-s joonistama, inimesed kõnnivad ümber, sa tahad neid panna palju, mitte ühe mütsi, vaid 100 mütsi näiteks, kui sa oled mütsipood või midagi sellist. Et ja no kui me vaatame neid numbreid, et näiteks kui Apple tuli nüüd oma nende uute iPadidega välja, et siis täna reaalselt iPadis olevad protsessorid on paljudes asjades võimsamad kui Apple'is ülearvutites olevad protsessorid, et tundub, et me oleme väga kiiresti teel nagu küll sinnapoole, aga see pähekäiv osa on ikkagi küsimus minu jaoks, et kas seda ekraanindust ja kõike seda õnnestub nii kiiresti teha, mis sina oled, sa oled rohkem sees selles maailmas? Ma arvan, et see nii-öelda consumer toode või see, mis meil igaühel nagu peas oleks, et see on natukene võib-olla kaheldav, et võib-olla esimese kuskil 5-6 aastaga me äkki ei jõua sinna, küll aga me näeme väga-väga suurt väärtust just tööstuses, need tööülesannete tegemisel. Ja seal on ka hea külg, et seal ei ole mingeid otseseid selliseid privaatsusmuresid, et seda on palju lihtsam nii-öelda sisse viia. Et kui seal on mingi efektiivsuse tõus, mingi selline reaalne rahaliselt mõõdetav kasv on see olemas, siis tehnoloogia nagu implementeerimine on küllaltki lihtne. Aga mis see peamine asi sinu nägemuses on nii-öelda tööstusseadme ja tavalisel inimese tarbijaseadme vahel? Millega siis need tööstuses, need inimesed, töötajad peavad nagu, mida taluma peavad, et nendele riputame 3 kilo pähe? Aga tarbijad ju ei taluks seda või mis nende seadmete vahe on? Ja eks isegi tööstuses alati on ikkagi esimesel kohal see, et inimesel oleks mugav. Et sellest me ei saa üle ega ümber, et kui inimesele seda kasutada ei meeldi, siis me teda nagu pähe suruda talle ei saa. Ja sellepärast ka me valime selliseid esimesi use case, mis on näiteks väljaõppest, et kus ei ole inimesel vaja seda seadet kanda 8 tundi päevas, vaid võib-olla 1-2 ja see on nagu selline täiesti okei aeg, millal seda kanna ja see ikkagi võimaldab ära lahendada küllaltki suure probleemi. Milleks nüüd, kas te üldse seda seadet ise kasutate oma ettevõtte töös või ta ongi sul selleks, et sa käid ringi ja näitad inimestele seda? On teda võimalik täna kasutada? Ütleme, hetkel meie ei ole veel seda seadet mingi konkreetse ülesande juures kasutanud, et on jah, ütleme 10-20% kohati parem kui HoloLens, 10-20% halvem kui HoloLens. Et see võib-olla ei ole selline hüpe, mille pärast oleks mõtet tõsta meie asjad nagu ühel platvormilt teisele. Aga on tal juba nii-öelda avatud liides, et keegi huviline saaks sinna programmeerida oma äppe või teenused või maailmu või mida iganes? Ja, et kui seade on olemas, siis on täiesti võimalik sinna rakendusi teha. Ja isegi kui seadet ei ole, siis Magic Leapi kodulehel on võimalik siis võtta selline simulaator, kus saad siis nii-öelda arvuti ekraani läbi simuleerida kõike seda, mida sa seadmes siis näeksid. Ja, meie saateaeg on läbi, nii et selline ajalooline hetk, oleme proovinud väikest tükikest tulevikust ja hetkel tavatarbijana ma ütlen, et proovime mõne aasta pärast jälle, aga ma tõesti usun, et see valdkond on kiiresti arenev, nii et äkki proovime juba poole aasta või aasta pärast. Aga digitundi saab palju varem proovida, siis me oleme uuesti eetris 1 nädala pärast järgmisel esmaspäeval. Aitäh kõigile ja kohtumiseni! Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.